Seda võiks ka nimetada tegelikult mõtiskluseks ja eesmärk on aidata müra eristada tõest ja siis võtta vastutus oma valikute eest. Ja tänane küsimus, millele proovime vastust otsida on, miks me teeme nii, nagu meile poleks midagi antud. On üks lause, mida ma olen kuulnud paljude inimeste suust ja võib-olla on ka ise öelnud. See lause on selline lühike, mul ei ole mingit erilist annet. Seda ei öelda kurvalt, seda öeldakse suht rahulikult, peaaegu nagu fakti või nagu ilmateadet. Ja ometi, kui ma seda lause päriselt kuulan või selle sisusse lähen, siis ma saan aru, et midagi ei klapi. Ma ei usu, et see on tõsi. Aga ma saan aru, miks seda öeldaks. Ja ilmselt sa tunned ühte vana lugu, aga võib-olla ka mitte. Üks mees läheb pikale reisile ja enne ära sõitu kutsub ta oma teenrid ja annab nende kätte ühe vara. Ühele annab 5, teisele 2, kolmandale 1 ja iga ühele nii palju, kui keegi suudab kanda. Ja 2 esimest panevad saadu käibesse, töötavad, kasvatavad, aga 3. kaevab augu ja matab moosa maha ja ei kaota muideks seda ära, aga lihtsalt ei kasuta, hoiab alles. Ja kui see isand tagasi tuleb, siis just see 3. on see, kelle peale ta pahaseks saab ja mitte sellepärast, et too oleks raha kaotanud, vaid sellepärast, et ta ei teinud sellega mitte midagi. Vaata, mida see lugu kohe algus ütleb on, et igaüks sai midagi. Ja mitte keegi ei läinud tühjade kätega. Kõige väiksema osa saanud temalgi on midagi käes. Ja nii me arvame sageli, et meie probleem on koguses, et kellelgi anti 5 ja meil anti 1. Ja sellest ainult 1 saab vabandus. Aga siin on üks asi, mis tasub meil kõigil teada, et selles loos talendiks nimetatakse kreeka keeles talanton, ei olnud algselt anne meie tänapäeva mõttes, see oli kaal, see oli raskus, see oli hõbeda mõõt. Ja mitte väike, üks osa, selline osa oli rohkem kui tavaline inimene teenis paljude aastatega, nii et see, kes arvas, et tal on ainult 1, tegelikult hoidis oma käes varandust, ta lihtsalt ei näinud seda nii. Ja mõtle korraks sõna, mida me täna kasutame, talent või anne, see tuleb just sellest loost. Me kanname seda oma keeles, isegi kui me seda ei tea. Ja mulle jääb selle juures üks asi kõlama, talanton oli kaal. Ja siis anne ei ole kerge. Me kujutame annet sageli ette nagu kingitust, mis teeb elu lihtsamaks, aga päris anne on tegelikult raske. Sellel on kaal, see nõuab, see ei jäta rahule. Ja võib-olla sellepärast ongi lihtsam öelda, et mul pole annet, sest mul pole midagi, siis ma ei pea midagi kandma, mul pole annet. Ei ole alati siis tõdemus, vaid see on nagu kergendus. Aga miks 3. selle maha mattis? Tegelikult loos ütleb ta selle ise välja, sest ma kartsin. Mitte, et ma olin laisk, ma ei viitsinud, vaid ma kartsin. Üsna ausalt vastatud, sest matmine ei näe välja nagu mingi laiskus, matmine näeb välja nagu ettevaatlikkus igaks juhuks või nagu mingi tarkus, et vähemalt ei kaotanud ma midagi. Mina isiklikult tean ka seda hirmu või mõistan seda, see on hirmul on nähtav hirm, kui ma teen seda, mis teised ütlevad. Võib-olla see ei ole piisav, äkki ma eksin, äkki keegi naerab ja siis ma teen midagi, mis näeb välja nagu alandlikkus, ma astun tagasi, ütlen, see pole midagi, ma otan selle maha. Aga see ei ole alandlikkus, see on vale häbi. Alandlikkus teab, mis tal on ja kannab seda tasaselt läbi. Vale häbi teeb nagu poleks midagi, et mitte kanda. Ja tegelikult nüüd ongi see koht, kus muutub asi tõsiselt ebamugavaks, sest see 3. teener seletab oma tegu, siis ta ei räägi ainult iseendast, ta räägib ka isandast. Ta ütleb, et ma teadsin, et sa oled karm vend. Ma kartsin sind. Ehk siis tema hirm ei olnud lihtsalt hirm eksimise ees, see oli arvamus selle kohta, kes talle selle andis. Ta uskus, et andja on karm, et andjale ei saa läheneda, et parem on mitte riskida. Heebra keeles on üks sõna nagu jiirah, see tähendab korraga 2 asja, hirmu ja aukartust. Ja need ei ole üldse sama asja, et hirm tõmbab eemale, aukartus tõmbab ligi. Üks ütleb, hoia eemale, muidu saad haiget, teine ütleb, tule lähemale, see on suurem kui sina. Ja mõtlen, et kumb neist mind tegelikult juhib. Sest see 3. teener, temas oli vale jirah, ta ka, kes oleks võinud usaldada, keda oleks võinud usaldada. Ja siis ma mõtlen iseenda peale, kui ma matan maha selle, mis mulle on antud, mida see ütleb selle kohta, kuidas ma näen mulle antud või mulle siis andjat või kuidas ma näen andjat.
kas ma usun, et see mulle anti, mulle midagi usaldati või ma usun vaikselt, et minu suhtes on tehtud mingi viga või et kõige turvalisem on mitte midagi teha, sest siis ei saa midagi valesti minna. See ongi päris raske. See tähendab, et minu tagasihoidlikkus ei pruugi olla viisakus minu andja või minu looja ees. See võib olla umbes umbusk või hoopis umbusk. Ma ei ütle, et see on nii, ma ei saa enam seda eirata. Nii et ma jätan sulle siis paar küsimust, mitte selleks, et sa vastaksid kohe, vaid selleks, et need jääksid sinuga. Mis on see, mida sa nimetad mitte millekski, aga mis tegelikult on sulle antud? Ja kui sa ütled, mul pole annet, kas see on tõde või kergendus? Ja kui sa hoiad midagi maha mattes, keda sa tegelikult kaitsed ja kelle eest? Ebamugavus, mis võiks viia sind aususeni. See oli Otsingul. Aitäh kuulamast!